oleme otsimas mulle asju, et ma näeksin oma sünnipäeval ekstra välja, sellepärast et see on mul kombeks iga aasta sünnipäevale tähistada siis seda suurelt, aga sellel aastal ei ole mulle kellegi muuga tähistada seda peale Anette ja võib-olla meie majakaaslase. Nii et me oleme hetkel kuskil keskuses ja siin on nii haigumik. Väga palju aega pole, et otsida riideid, sellepärast et poed lähevad varsti kinni, aga loodetavasti ikkagi leiame. Me oleme hetkel siis Maieri Karinupi keskuses. Otsime siis mulle sünnipäevaks riideid, nagu näha. Siin on kõik valikud. Siin on mu praegune outfit. Käisin oma shoppingu tiirul ära. Ütleks nii, et väga stressirohke oli ja väga palju raha läks. Ütleks nii, et esimest korda elus, kui ma käisin endale sünnipäevariided valimas, mida ma ilmselt kannan ühe korra elus, ma ei vaadanud hinda üldiselt. Selles suhtes nägin, mis summad seal läksid ja nüüd mul nagu pea nagu veits sükene, et nagu miks ma nii palju raiskasin, tegelikult ei olnud. Aga noh, kui ma ei saa Eestis suurelt pidada, siis ma pean vähemalt nii palju suurelt, et riided näevad ilusad välja seljas. Ühesõnaga, ma sain endale ühe valge pintsaku, musta kleidi. Seal läks siis $126 ja 10 senti. Siis ma käisin ehete poes. Tegelikult ma ei plaaninud absoluutselt nii palju ehteid osta, aga ma läksin sitaks hoogu. Ehk siis ma ostsin endale ühed sädelevad kõrvarõngad, kaelaketi, käevõru ja ma ostsin väga armsa krooni, aga see kroon oligi nagu kõige kallim. Kullatud versioonis, siis ma käisin jalanõupoes, ma tahtsin täiega endale kontsakingi, aga õnneks mul on kodus ühed madalad ka, nii et ma võtan need kotiga kaasa. Jalanõupoes läks $70 ja 95 senti. Siis ma käisin veel kotipoes, kuna ma teadsin, et mul on vaja suur kott, et näha klassikaline siis välja koos nende riietega. Koti peale läks $69 ja 99 senti ja mul on vaja veel üks asi osta, ehk siis see birthday shash või mis iganes asi see on, kus sa paned siis siia peale, et ala it's my birthday, midagi siukest. Ühesõnaga, see mul vaja osta, ma tean, et see oli mingi $30, aga seda siit poest ei saa, nii et homme tuleb minna Canningtoni omasse. Aga ütleks nii, et ma täpselt summat ei tea, aga ma panen selle summa kõik kokku, mis see siis on eurodes. Ainuke asi, kus veel raha kulub, on siis alkohol, linnas, söömine ja tegevused, mis me siis plaanime laupäeval teha. Kell on 8:30 ja me nüüd lähme alles koju, sest et lihtsalt aega läks. Unustasin mainida, et ehete poes läks $181, mis on väga palju. Ma tegelikult pean enda sünnipäevasid, ütleks nii, et suurelt, ägedalt ja võimsalt, mis on mul üldiselt ette planeeritud pool aastat. Aga kuna ma otsustasin viimasel minutil, et ma tulen Austraaliasse, siis hakkasin siin mõtlema 2 nädalat enne, mis ma sünnipäeval teha tahan. Aga vähemalt nii palju, et kuna mul siin Perdis siis väga palju tuttavaid ei ole, siis me ilmselt lähme Anetega linna peale, võib-olla ka majakaaslane tuleb õhtul meiega peole, aga vähemalt ma saan ise enda sünnipäeval uhke välja näha. Tere hommikust! Hello! Täna on üks väga tähtis päev minu elus, mis siis, et see ei ole küll originaalne sünnipäevapäev, tegelik sünnipäeva esmaspäev, aga täna me hakkame täie jõuga pidama siis minu sünnipäeva. Hetkel me lähme kuhu? Me läheme karti sõitma. Vaatame ära, kuidas Austraalia kardid on. Kas nendega kannatab sõita? Üliäge! Või ei kannata. Ma võtsin kõik varustuse kaasa seekord, et äkki saab filmida seda, kui me seal päriselt raja peal olema. Ma siin üks aeg tellisin need varustused, kuidas saaks siis GoPro'd hoida õigesti. See on siis meie tänane üks plaan. Teised plaanid, need tulevad päeva jooksul. Nii et hoiame teid kursis. Tšau! Kus lähemale saab? Anette, sa oled ka kaugel. How can I get closer? So I can't move the chair. I can grab you a cushion. It'll go behind your back. Bring you like this much closer. Yeah. Yeah, okay.
no nii, käisime ära ja no kuidas on muljed? Täiega adrenaliin on laes. Adrenaliin on täiega laes, mingi vend rammis mind seal kogu aeg, läksin nii ketta ja siis ma võistlesin seal mingi 2 vennaga, nagu ilmselt videost on ka näha. Oota, ma pean oma autovõtmed otsima, aga ütleks nii, et see 10 minutit oli seda väärt. Ma ei tea, mingi $37 vist oli üks inimene ja see on vist Perdi nüüd kõige suurem kardiring. Aga tahaks ikkagi proovida päris kardiga sõita vabas looduses ja teada, mis tunne see on. Eriti tahaks proovida jää peal karditamist, aga vähemalt sai veits driftida, nii et Eesti talv on siis põhimõtteliselt tasa tehtud. Nii, selline on nüüd täna minu sünnipäeval. Normaalne mimmu näite, keerutage ennast. Lala! Selline näeb välja Elis endas sünnipäeval. Normaalne miks, sul mingi krooni võtsin endale, siis selle shashi ja kontsad. Oi, ma täna suren lihtsalt, aga ma võtan lühikesed kingad ka kaasa, nii et on väga hea. Aga tunnen ennast üle pika aja nagu daam, neiu, naine, sellepärast, et iga päev tööl ma näen välja nagu õline nägu krõksus ja täna ma saan särada. No nii, meie lähme siis linna. Esimesed joogid on juba sees. Jah, kellel on, kellel mitte, mul natukene on, aga me lähme kuskile vähkrabi seafood toit on seal ja me lähme seda sööma ja peale seda me lähme linna peale pidutsema, nii et jah. Kus muljed on? Rahulik. Ja mul ka kahjuks siin neid asju ei ole, mida menüüs oli, mida me tahtsime väga võtta, aga anyway, kui tuleb food, siis me näitame teile ka, milline see välja näeb. Imo ei tellinud seda, aga ma ei tea, ma loodan, et see ei ole sibul ja friikad. See teist hästi. Seda või? Jaa. Aga päris hea on ju. Maan või? Päris hea. Siin kahjuks alkoholi ei pakuta, aga see on mingi lobster roll, see on mingi watermelon ja sul oli tropical mingi. Jah, ühesõnaga. Kohe teen teile teist viga. Palju õnne Eesti ka. Palju õnne Eesti ja palju õnne mina. Ma arvasin, et selle on veits parem. Sai on küll. Sai võiks saa olla. No, enam-vähem. Ma ei tea, kas kõhu tees saada. Sai võiks õhukesem olla veits. Mulle veits kvaliteedis pettu. Sa ka või? Ma ei oodanud seda. Ma ei oodanud seda. Ma ei oodanud mingi saiaviilu ja saiaviilu vahel mingit olevat krabi või vähk või ma ei tea, kuidas seda nimetatakse. Ma lootsin ikka mingit saba saada. Hea näeb välja küll, aga kuidas nad söövad sellised asju üldse? Mis meeleolu on? Teeb mulle vodkaga lähed täna. See on nii lahja! Noh, Pihv, kuidas tunne on? Õhku tahaks. Nagu näha, siis minult lendas soojendusstress maha, sest no hingata ei saa, palav on. Ja ma vahetasin kingade vastu tavaliste madalate, sest ma lihtsalt surin ära. Ja nüüd me tulime teise kohta, Magnet House'i. Siin peaks tulema nüüd äkki paari tunni pärast DMB-d ka, nii et siis vaatame edasi. Et käisime rooftopis, aga ei jaksanud olla, seal kõik lükkasid ja trügisid, nii et jah. Juba mul on hääl ära veits ja me lähme koju. Aitab küll, me oleme 9 tundi pidu pannud ja no ei jaksa, absoluutselt ei jaksa. Nii et homne päev tuleb rahulik kodune, peame küpsisse torti tegema tööle, kui jõuame. Aga kus pidu meeldis? Mega pidu. Saime DMB täie rauaga. Homme teeme teile review'i sellest, milline see koht oli. Kell on mingi 8 õhtul ja me tulime Mäkki, kuigi ma olen täna mingi sitaks söönud, aga kõht on mega tühi. Anyway, eilne review. Diskoteeka. Pidu käib edasi. Purk on haigelt valus. Me vist saime toidumürgituse seal Lobsteris, sellepärast, et meil oli mõlemal mega sitt olla peo ajal.
aga mingi tund aega vist kannatasime ja siis üks hetk läks paremaks. Ühesõnaga, minul läks peo peale $207, sul läks mingi 110 või? 110, jah. Riiete peale mul läks mingi 5 sotti ja põhimõtteliselt Magnet House sitas kõva koht mingi peole. Ainuke miinus, mis seal oli, on see, et jaa, väga kiiresti tuli. Väga hea. Nii. Anyway, lood olid kõik samad, kordusid sitaks. Meil oli suht kopp ees juba, see oli ainuke miinus, mis seal oli. Aga mingi 2 aeg hakkas räme DMB muss pihta. Ossa poiss, action käib. 2 hakkas mingi räme DMB pihta ja see oli suht kõva. Aga see oli nagu hullem kui DMB veits, sest et kurat, kus need võtmed on? See oli Hollywoodi klubi upgrade. Ma ei leia võtmed. Teine lasku. Anyway, seal hakkas räme hardstyle'i pidu pihta. Ja no see oli ikka haige muusika, mis sealt tuli. Ja millised inimesed seal välja nägid kella 2-3 aegi, et see konditsioon oli ikka päris huvitav. Aga me saime Anette eesmärgi täidetud, Anette soovis ikkagi natukene tipsuseks jääda. Sellepärast ei ole võimalik siin, vabandust mu hääle pärast, aga see ei ole võimalik siin Austraalias, sest esiteks sa tantsid ennast lihtsalt higiseks, sa tahad vett täiega juua ja siis nagu protsess on see, et sa oled jälle kaine. Pluss austraallased ei tea reaalselt, mis asi on Tom Collins. Nad ei oska shotte teha. Kui sa ütled neile, et sa tahad viina sidruniga, nad ei saa aru, mis asi see on. Me ei kasuta sidronimahla või mis iganes seda. See on nii haige lihtsalt. Aga õhtu oli kõva. Peoga võiks rahule jääda ja mega, teinekord jälle, aga mitte nii kallilt enam, sest et raha läks nii palju, meeletult palju läks.